Ja läheks sellise firma juurde, kellel minul on viimasel ajal olnud väga suur respekt, et nad on tehnikamaailmas jõudnud väga tippu nii telekate kui kõige muuga. Ja räägin firmast nimega Samsung, kes on nüüd ka jõudsalt telefonide maailma astunud ja ma ütleks ka päris kõrgele jõudnud sellega. Ja meil on nagu juubelisaatele kohaselt on neil natuke parem, natuke rõõmu, siis meil on võimalus teiega jagada 2 Samsungi telefoni, millest esimene on siis selline, nagu Heigo kohe näitab. Esimene on meil Galaxy 3 ehk 580. 580 Eestis, 5800 välismaal ja Galaxy 3 nagu põhimõtteliselt laialt levinud nimega. Ta ei ole küll 1 GHz protsessoriga, aga tal on 667 megahertsi ja ta teeb põhimõtteliselt kõiki asju sama kiiresti, kui teeb Galaxy S, mis on 2 korda kallim. Põhimõtteliselt, aga me jõuame veel teiste Samsungi telefoniga ka ja noh, siin on kõik olemas, siin on, just sa küsisid minu käest, kui me täna rääkisime sellest, siis siin on isegi seesama teksti sissepaneku viis, see swipe, isegi see on olemas, et eks me selle kohta demo võib-olla teeme eraldi veel, et ega me siin saates seda ei hakka. GPS on olemas. Kõik on jah. Täiesti Wi-Fi on olemas. 3G on olemas, 3,3 megapiksline või 3,2 vist oli kaamera oli taga. Noh, ma ei oska öelda, mida veel ühed mingisugused 4000 krooniselt. Ja täpselt 4000 krooniselt telefon. Maksab 4000 krooni ja sul on siin kõik olemas. Ja kõik toimib sujuvalt, et kui ma siin... Android 2.1 on peal. Android 2.1, kui ma siit võtan lahti menüü, siis see on kohe nähtav. Menüüd liiguvad sujuvalt. Ükskõik, mis programmi avamine käib sujuvalt ja kiiresti. Nii et noh, mina ei näe nagu sellisel mitte väga kiigil üldse mingit vajadust midagi muud mõtte. Ja kui mõelda seda, et kui jätkusuutlik on Android, siis ja sellele väga palju võtta. Ja sellele lubatakse veel 2 ja pluss lõpmad 100 000 erinevad äpid, mis asjad on sealt peale. Nii et Angry Birds ei ole, kui keegi võtab. On küll, light beta on. Light beta, okei. Või isegi alfa, nii et. Nagu. Igal juhul nii-öelda, mis hindamissüsteemi omale võtame 10. saate? 1-5, jah. 2 pöialt. 2 pöialt. 2 pöialt on meie hindamissüsteem sellele. Selle raha eest, sellele telefonile, no, ma ei oska öelda, mida veel juurde võiks pookida, no. Natukene tihedam ekraan võib-olla, aga no see on nii väike asi. See on nii väike asi. Ja nüüd, nagu siis Heigo juba mainis, selline tema suurem vend, mis on siis Samsung Galaxy S. See on nüüd 9000 krooni. See on nüüd 9000 kroonine telefon. Siin näete, et tegelikult oma võimaluste poolest on ta täpselt sama, mis on see tema see väike vend, 580. Aga tema on siis nüüd 4-tollise Super AMOLED ekraaniga. Tal on 5 megapiksline või 8 megapiksline 5 megapiksline kaamera. Tal on HD video salvestamine. Põhimõtteliselt mida kõike. Internet näpu otsas, on terve maailm näpu otsas. Jah, et kuidas nüüd öelda? Põhimõtteliselt parim Android, nagu kui sa nii-öelda paberilt vaatad, siis parim Android telefon, mis täna Eestis müügil on. Ja kui arvestada seda, et kuu või poole-teise pärast on sellel olemas ka 2.2. Vaadake, kui õhuke see on. See on lihtsalt müstiline. Sentimeeter vist. Või oli isegi alla selle? Jah, võib-olla sentimeeter ja ekraan on meeletult hea. Et kui ma selle siit mingisuguse menüü lahti võtan ja hetkel meil on siin küll meeletu prožektori valgus, mis seda efekti ilmselt vähendab, aga kui Heigo vaatab, siis ei ole aru saada, ma ei tea, kuidas siin pildi peal jääb, siis ei ole võimalik aru saada, kas tegemist on raamiga või on siis
menüü must taust lihtsalt. Et noh, igal juhul väga, väga super. Ja sellega on nüüd selline asi, et vaatamata kõigile sellele super olekule, mina olen seda kasutanud nüüd natuke üle päeva. Ja mina ei ostaks seda telefoni. Mis on kõige kurvem selle juures. Et mitte sellepärast, et ta ei oleks hea, et tal ei oleks palju võimalusi. Minu jaoks rikub ta natukene ära Samsungi enda pandud see Androidi muutmine. Ta ei ole nii sujuv, kui ta võiks olla. Võrreldes HTC-ga? Võrreldes HTC Sensi muudatustega. Et ta ei anna, põhimõtteliselt ta ei anna telefonile mitte midagi juurde. Ta ainult propageerib Samsungi enda tooteid ja enda koostööpartnereid. Et see mind häirib. Et kui me just eelmises saates rääkisime, et mida kõik HTC lubab tuua. Ja pluss, kui me võtame praegu Eestis turul olev HTC Desire, mis on nende parim. Sellest, see on 9000 krooni ja see teine on Desire on kuni 7. Kuni 7 umbes, jah. Ehk siis vähemalt 2000 krooni odavam. See on lihtsalt, noh, ma ei näe põhjust. Ta on väga ilus, tema peal, kui te reisite palju ja tahate filme vaadata, siis on super. See peal on väga hea kirjutada, tal on swipe'id ja erinevad programmid sees, aga minu jaoks see ei õigusta seda 2000 lisakrooni, nii et sellega siis selline asi. Ja kui teil küsimusi nende telefonide kohta on, et me kasutame neid siis veel natukene aega ja oskame teile täpsema hinnangu öelda, kuna ikkagi ainult üks päev. Et siis laske tulla tehnovaade@gmail.com ja kindlasti vastame teie küsimustele. Mille juurde me lähme? Kas tõesti on Heigol jälle valmis midagi mõeldud? Ei ole. Ei ole veel? Okei, mõtle veel natukene. Mõtlen veel, aga meil on auhind. Jaa, me mainisime just korra, et me tegime endale kingituse, et me pidime teile ka kingituse tegema, et täitsa tehtud on. Täitsa tehtud on. Te pole seda veel kätte saanud lihtsalt. Ei ole. Aga 11 saab selle kätte. 11, mitte 11 inimest, vaid üks teie seast. Täpselt saab selle kingituse endale. Ma võin selle kingituse juba nagu natuke vihjeks öelda, et sellega te saate tulevikus võib-olla meie saates osaleda. Jah, põhimõtteliselt on see täiesti võimalik. Aga, mis tegema peab? Räägime alguses, mis tegema peab. Meil on siuke, võib-olla olete näinud, kuulnud, meil on siuke kanal nagu YouTube'is nimega youtube.com ja siis / tehnovaade asume ja tehnovaate nimega. Sinna me siis postitame oma videosid ja võimalikult kiiresti näete te ka seda ühte lisavideot. Boonusvideo tuleb, mille nimeks ongi siis auhinnamäng. Auhinnamäng. Ja auhinnamäng kujutab endast täpselt seda, et te peate meile subscribe ima ja te peate liituma meie YouTube'i kanaliga. Ja peate meile kommentaari jätma, aga täpsemalt sellest kõigest juba selles boonusvideos. Ja kas me video või auhinna näitame siin või näitame neile videot? Näitame video. Ai, nii, et peate vaatama minema. Palun vabandust. Heigo otsus oli. Saatke talle veel kord tehnovaade@gmail.com võite kõik hate-maili talle saata. Ja üleüldiselt ka kommenteerige meie saateid. Mida tahaksite näha, mida tahaksite kuulda, millest teil kopp ees on. Äkki te enam ei taha Heigo top tippi kuulata üldse. Ootate, millal Marko tuleb põnevat uudistega välja. Ja, ma eelmine kord üritasin, aga see läks nüüd siis niimoodi. Jah, läks nii nagu ikka lähevad headused. Täpselt nii. Headused. Jõuavad YouTube'i. No nii. Aga sa ikkagi oled midagi valmistanud ette. Ei ole? Mul oli tegelikult üks väga utoopiline. Räägi sellest utoopilisest ideest. See on tegelikult müstiline. No räägi müstiline. Inimesed, kes söövad muna. Nii. Kui nad keedavad muna ära. Nii. Ja siis niisuguse korralikult kõvaks keedetud muna pealt on üsna raske koort ära saada vahel.
eriti veel siis, kui sa ei ole neid just korralikult ehmatanud, et noh, koore nagu lahti lööks. okei. Üks parimaid viise, kuidas kõvaks keedetud munaga koor pealt ära saada, on võtta muna ühe otsa peale, nagu munal on 2 otsa, 30 on ovaalne. Ots maha lüüa, sealt natukene koort ära võtta, teise otsaga täpselt sama teha. Ja siis muna niimoodi pihu sisse võtta ja siis puhuda. Ja siis lihtsalt muna sisu tuleb sealt seest hopsti välja. Sellepärast, et ta tekitab õhukihi koore alla. Ah soo. Ja siis ta lihtsalt lükkab selle muna sealt välja. Mul on tunne, et mul 2 asja tulevad sellega esimese asjana pähe. Õigemini 3 nüüd juba. Esimene asi, et see ilmselgelt on võetud lifehacker.comist. See on lifehackerist täiesti. Teine asi on see, et suurepärane top tipp. Ja mitte ainult nagu tehnofriikidele, kõikidele inimestele, kes tahavad munagi. Täpselt. Ja 3. asi on see, et ei, me ei ole liiga palju juba pidutsenud enne. Ja üks asi on veel. Me ei ole seda järgi proovinud. Aga ma teen selle ära ja järgmises saates ma võin öelda, kas see toimis minul. Ja te võite kirjutada meile, kas see toimis või toiminud. Ja üks asi veel. Kui te keedate muna, pange söögisoodat juurde natukene. See teeb, ei ta ei tee muna heaks, ta teeb koore tugevamaks. Siis on huvitavam puhuda. Jaa. Selge. Okei. Vot nii. Aga sellest korraks meiega kõik. Ärge unustage minna youtube.com/tehnovaade. Vaadake ära meie auhinnamäng ja vaadake meid Facebookis /tehnovaade ja vaadake meid www.tehnovaade.eu. Just. Täpselt nii. Me oleme internetides. Tšau.